Täna ei ole õiglast graafikut, mis vastaks piirkondade vajadustele, ega tule ka lähiajal õiglast graafikut. Okupeeritud Krimm on täielikult pimedusse vajunud ja see ei ole enam kujundlik väljend. Sevastopol tunnistas täna ametlikult seda, mida veel eile püüti varjata. Linn ei suuda anda inimestele elektrit isegi 6 tunniks päevas ja elektri andmise graafikuid enam ei tule. Valgust majades lihtsalt ei ole. Bensiinist ei räägita enam üldse. Krimmi põhjaosa. Ilma elektrita on juba peaaegu 2 nädalat. Tanklates on järjekorrad. Bensiini pole vabalt saada. Bensiini vabamüügis ei ole. Kohalikud võimud sulgesid laste suvelaagrid. Et te mõistaksite, kui meeleheitlikuks Kreml on muutunud. Nad jooksid Indialt bensiini kerjama ja said eitava vastuse. Meil ei ole üleliigseid koguseid, ütlesid Venemaa esindajatele India riigiettevõte. Moskvast tuli kütust Kasahstanist osta, kuid vastu anti lennukikütust. Nii näeb välja impeerium, mis 4 aastat ähvardas Ukraina kaardilt pühkida. Ta palub naabritelt bensiini ja ei suuda vallutatud poolsaarel elektrit sisse lülitada. Sellest saates. Kuidas Ukraina metoodiliselt lämmatab Krimmi ja miks sellest on saanud hiirelõks? Mida tähendab India keeldumine Venemaale täiendavaid kütusekoguseid tarnida? Ja mis peamine, miks lääne analüütikud rääkisid esimest korda, et Vene kokkuvarisemine ei pruugi olla enam kaugel? Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik just sinu tellimuse eest. Alustame siis okupeeritud Krimmist, sest sealne olukord on väga kõnekas. Sevastopol, Venemaa Föderatsiooni Musta mere laevastiku peamine baas, teatas täna okupatsioonivõimude suu läbi, et isegi 6 tunniks päevas pole võimalik elektrit anda. Mõelge korraks sellele sõnastusele, mida Venemaa poolt määratud kuberner Razvažajev täna kasutas. Nüüd on 2 tundi valgust ja 6 tundi ilma valguseta. See tähendab, et tegu pole enam elektriga graafiku järgi, vaid, pimedusega graafiku järgi. 2 tundi elektrit, 6 tundi pimedust. Ja nii käibki see ringiratast. Aga isegi seda ei suudeta enam garanteerida. Niinimetatud okupeeritud Krimmi juht Aksionov ütles otse välja, et keegi ei tea, mis edasi saab bensiini ja elektri varustamisega. Ja krimlastele, kes nõuavad mingit graafikut, vastas ta, et nüüd pole mingit graafikut. Ei tule. Kõik. Keegi ei tea, mida selle kõigega peale hakata. Ei usu. Kuulake Aksionovit. Nii et kütuse kohta kahjuks ei ole bensiinijaamades garanteeritud igapäevast bensiini müüki. Täpseid graafikuid ei saa praegu koostada. Seetõttu püsib pingeline olukord veel mõnda aega. Mis puudutab elektrienergiat. Täna ei ole võimalik koostada graafikut, mis jaotaks elektrienergiat ühtlaselt üle kogu Krimmi vabariigi territooriumi. Nagu ma juba ütlesin, siis pärast kriisiolukorra lõppu ja riigipea seatud eesmärkide saavutamist annan ma täieliku selgituse. Praegu aga keskendume olukorrale. Selgitan põhjusliku seose ja otsuse tegemise. Seetõttu ei ole täna õiglast graafikut, mis vastaks piirkondade vajadustele ja inimeste nõudmistele. Ja lähiajal õiglast graafikut selles mõttes ka ei tule. Ja et mõista ulatust, siis see ei ole ühekordne rike pärast ühte rünnakut. Ei, elektrikatkestused Krimmis on muutunud süsteemseks. Alates 21. juunist, kui Ukraina droonid andsid massiivse löögi Kertšile. Poolsaare põhjaosa, Venemaa allikate andmetel, on juba peaaegu 2 nädalat ilma elektrita. Lõunarannikul Jaltas tühistati isegi leebem 3 tundi voolu ja 3 tundi katkestust ette näinud graafik. Elektrienergia limiiti vähendati nii palju, et isegi seda ei suudeta enam täita. Ehk siis, mingeid graafikuid pole. Samal ajal käib ka kütusekriis. Bensiini vabamüügis ei ole. Inimesed seisavad öösiti järjekordades tanklates ja varuvad kauasäilivaid toiduaineid, justkui oleks sees piiramine. Tegelikult ongi see piiramine, ainult et droonide poolt korraldatud. Miks see juhtub ja miks just praegu? Sest Ukraina on muutunud oma strateegiat Krimmi suhtes ja üldiselt ka sõjapidamisel. The Economist märgib, et viimased kuud on olnud kogu sõja kõige intensiivsemad. Peaaegu 700 Ukraina rünnakust Krimmi vastu alates 2022 aastast langes üle poole just viimase aasta peale. Ja nüüd rünnatakse mitte ainult sõjalisi objekte, vaid sihilikult ka logistikat. Autoteed, raudteed ja mereteed. Selle strateegia mõtted kirjeldavad lääne meediaväljaanded 2 tabava kujundiga. Näiteks The Telegraph nimetab Krimmi Venemaa Achilleuse kannaks.
ja New York Times määratleb seda veel täpsemalt ja kirjutab, et see on, tsiteerin, hiiglaslik logistiline hiirelõks. Loogika on lihtne ja samal ajal hävitav. Musta mere laevastik, mis tavaliselt baseerub Sevastoopolis, oli juba ammu sunnitud ohu tõttu põgenema kaugematesse Venemaa sadamatesse. 13. juulil peatas Venemaa täielikult laevaliikluse Aasovi mere kaudu. See on elutähtis tee, mille kaudu liigub veerand Venemaa teravilja ekspordist. Sest seal rünnati 10 päeva jooksul 116 laeva ja tankerid. Kütuse- ja toiduvarud Venemaa vägedel Krimmis on praegu olemas, kuid nende täiendamine saab nüüd olema keerulisem. Neid hakatakse täiendama aeglaselt, raskustega ja tsiviilelanikkond on juba üle läinud ellujäämisrežiimile. Ja siin on number, mis, nagu öeldakse, seob selle kõik kokku. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus teatas, et 10 päevaga tabasime 147 Venemaaga seotud alust, sulgedes sisuliselt Aasovi mere ja tugevdades Krimmi poolsaare blokaadi. 147 alust 10 päevaga ja osa neist on juba Mustal merel, mitte ainult Aasovi merel. See tähendab, et venelaste taristu jaoks ei ole enam ühtegi turvalist piirkonda jäänud. Nüüd aga tänase sensatsiooni teine pool, mis näitab, millise alanduseni on langenud energia suurriik nimega Venemaa, kes ise on kogu elu naftat ja naftatooteid ekspordiks müünud. Nüüd aga jookseb mööda naabreid ringi ja palub vähemalt tilgakest bensiini. Ja saab, nagu öeldakse, korvi. Siin ilmusid väga huvitavad uudised selle kohta, kuidas isegi India saatis need pesemata, metsistunud venelased pikalt. Reuters teatab, et kohe kolm India riiklikku naftafirmat, kelle poole Venemaa pöördus palvega suurendada bensiinitarneid, vastasid, et neil ei ole ekspordiks üleliigseid koguseid ning nad eelistavad müüa bensiini läände. Jutt käib suurimatest ettevõtetest nimega Indian Oil, Prachad Petroleum ja Hindustan Petroleum. Nende käest palusid tarnete suurendamist 2 Venemaa ettevõtet, need on Rosneft ja Gazprom Neft. Ja saatuse iroonia seisneb selles, et kõik need 3 tehast töötlevad just nimelt Venemaa naftat, mida ostetakse allahindusega, aga kütust ennast müüakse siis juba juurdehindusega läänele. Ja kui venelased palusid suurendada neile bensiini tarnimist nende enda Venemaa naftast, vastas India, tsiteerin, lisamahtusid ei ole. Lihtsalt öeldakse mulle, minge siit minema, meil käib äri, me kaupleme siin, aga teie tulite siia bensiini kerjama. Müüsime nii palju kui saime ja kõik, head aeg. Ja Venemaa häbiulatus on näha numbrites. See on väga oluline. Praegu jõuab Venemaale vaid 2 partiid India bensiini ja mõlemad, mis on märkimisväärne, saatis ettevõtte Nayara Energy, millest 49% kuulub Vene ettevõttele Rosneft. No see tähendab, et Venemaa ostab sisuliselt kütust oma enda tütarettevõttelt Indias. Kokku on India seni nõustunud anna Venemaale vähem kui 100 000 tonni bensiini. Ja nüüd võrrelge seda Vene turul oleva auguga. Energy Intelligence'i hinnangul ulatub naftatoodete puudujääk Venemaal juba 600 000 tonnini kuus. See tähendab, et 100 000 tonni võrreldes 600 000 tonni puudujäägiga. See on nagu proovida kustutada tulekahju klaasitäie veega. Need India mahud ei ole üldse piisavad, et selle ulatusliku probleemide toime tulla. Ja nüüd selle absurdi viimane lihv kõlab nii. Kui Indiast ei saadud vajalikes kogustes lisamahtusid, hakkas Venemaa kütust ostma Kasahstanilt. Aga ka kasahhid ei ole rumalad. Nad ütlevad, et on valmis müüma, aga vahetuskaubana. Vastutasuks kallima lennukikütuse eest. Ehk siis riik, mis eksportis naftatooteid üle kogu maailma, vahetab nüüd ühte tüüpi kütust teise vastu endise liiduvabariigiga ainult selleks, et siseturul auke lappida. Ootame siis kriisi lennundussektoris, sest ka Venemaal endal ei jätku lennukikütust. Aga tuleb valida, kas lennata või saada bensiini, et vähemalt saak põldudelt kokku korjata. Miks see kütusekriis Venemaal tekkis, oleme juba mitu korda arutanud. Aga tuletam lühidalt meelde, et pilt oleks selge. Ukraina kaugmaarünnakud lõid rivist välja suure osa Venemaa naftatöötlemisest ja hinnangute kohaselt on umbes pooled võimsused rünnakute all ning töötlemine on langenud 2005 aasta tasemele. Tehased põlevad, bensiini ei toodeta vajalikus mahus. Sellest tulenevalt kehtestati bensiini, petrooliumi ja isegi diislivütuse ekspordikeeld. Järjekorrad tanklates ulatuvad juba Altai piirkonnani. Ja siis need häbiväärsed sisseostud Indiast ja Kasahstanist. Ja siin lisab väljaanne Axios veel ühe huvitava nüansi.
löögi alla satub nüüd ka diislikütus. See on nii armee kui ka põllumajanduse peamine selgroog. Diisel on kütus sõjatehnikale, varustuse veokitele, kombainidele koristushooaja tipul. Kui diislikütuse varustatus hakkab kõikuma, siis see ei mõjuta enam lihtsalt mugavust. Tavalisi kodanikke, mitte lihtsalt autojuhtide mugavust. Vaid armee võimele sõdida ja põllumajanduse võimele saaki koristada ning riiki toita. Ja see on ilmselt kõige olulisem tulemus. Ja nüüd on Venemaa hakanud otsima välisturund, kellelt osta mitte ainult bensiini, vaid ka diislikütust. Olen kindel, et lennukikütust ei hakata niipea andma mitte ainult Kasahstanile, vaid ka teistele riikidele ja vahetama seda vähemalt diisli vastu. Kordan veel kord, siin on juba küsimus selles, et lennata polegi tingimata vaja, siin tuleks vähemalt maa peal ellu jääda. Ja nüüd peamine järeldus. Lääne analüütikud, kes tavaliselt on prognoosides ettevaatlikud, rääkisid esimest korda avalikult Venemaa võimalikus kokkuvarisemisest. The Telegraph kirjutab täna otse välja. Sõda kurnab Venemaad kiiresti ja kokkuvarisemine ei pruugi olla enam kaugel. Nende hinnangul võivad viimased Ukraina löögid energiarajatiste vastu saada kogu sõja murdepunktiks. Venemaa kaotab kiiresti oma eelise energeetikas. Ja tema majanduslikud ja sõjalised probleemid süvenevad üha enam. Järgneb tsitaat. Isegi Moskvas endas ei välistata majanduslikku kokkuvarisemist lähikuudel. Juba praegu tuuakse bensiini kõigist Venemaa piirkondadest Moskvasse, kuid isegi see ei aita. Miks see töötab just praegu, selgitab see sama analüüs. On kujunenud ainulaadne seos. Euroopa riigid rahastasid Ukraina kaugrelvastuse arendamist. Ameerika Ühendriigid, isegi kui nad on otsese sõjalise abi lõpetanud, annavad siiski jätkuvat luureandmeid täpsete löökide jaoks. Ja Ukraina on käivitanud oma tootmise, sealhulgas uue tiibraketi Flamingo. Euroopa raha pluss Ameerika luure pluss Ukraina tootmine. Siin ongi valem, mis võimaldas Ukrainal jõuda Venemaa majanduse südamesse. Ja nüüd sõnastab selle The Telegraph järgmiselt. Venemaal ei ole enam turvalist tagalat. Kaugus ei ole enam kaitse. Teeme kokkuvõtte. Tänane päev on kontsentreeritud portree sellest, mis Venemaaga toimub. Krimm, nagu seda kutsuti, Putini impeeriumi pärl, istub pimeduses, ilma bensiinita, suletud lastelaagrite ja tohutute järjekordadega tanklates. Ukraina on selle muutnud logistiliseks hiirelõksuks. Ja Venemaa ise, see energia superjõud. Kuidas riik alandavalt palub Indialt bensiini, saab keeldumise ja läheb Kasahstanisse vahetama lennukikütust tavalise bensiini vastu. Need on ühe haiguse 2 sümptomit. Ukraina löögid naftatöötlemistehaste ja Krimmi logistika pihta ei ole lihtsalt eraldi. Teate küll, ilusad videod põlevatest tehastest. Ei, see on süsteem, mis kägistab Venemaa majandus korraga 2 arteri kaudu. See lööb riigisisese kütuse tootmise rivist välja ja sulgeb võimalused seda okupeeritud aladele toimetada. Ja esimest korda sõja jooksul kirjutavad tõsised lääne väljaanded mitte lihtsalt sellest, et Venemaa on surve all, vaid sellest, et Venemaa kokkuvarisemine ei pruugi olla enam kaugel. Aga ka ilma selle täpsustuseta ei saa. Sama Telegraph hoiatab siiski ausalt, et Ukraina võib peagi sellest eelisest ilma jääda. Võimaluste aken ei ole igavene. Venemaal on reservid ja mis oluline, tal on aega kohanemiseks. Nii et küsimus ei ole selles, kas Kremlil on praegu valus. Jah, kindlasti on valus, 100%. Seda on näha pimedast Sevastoopolist ja India keeldumistest. Küsimus on selles, kas Ukraina jõuab selle surve reaalseks läbimurdeks muuta. Kuni võimaluste aken on veel avatud. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal ja vajutage kellukesele. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha ükskõik millise annetusega. Linkide ja selle video kirjelduses olevate rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.